arusaamise, et mida iganes sa teed, see kannab tulemusi. Kuid selleks, et saavutada mingisugused eesmärgid elus, ei saa sa sinna sisse pista, mida iganes su süda soovib või sinna juhuslikult satub. Sa pead valima. Selgelt eristama, mis kuulub sinna juurde ja mis ei kuulu sinna juurde. Teil on kindlasti olnud palju olulisi asju elus, mida te olete alustanud, on tahtnud läbi viia. Miks need asjad on lõppenud ja mis teil on saanud neid läbi viia, saavutada vastavad tulemused? Motivatsioon kaob. Ei ole olnud alati ka selget eesmärki tegelikult. Ja, olen täitsa nõus sellega, et ei ole olnud selget eesmärki, aga motivatsioon kaob. Mis see tähendab? See tähendab teemavahetust. See tähendab hoopis teise eesmärgi tulemist ellu. Ja sellega sõidetakse nende rajalt maha. Rajalt maha. Kas teie elus on olnud häid perioode? Ikka on olnud, on ju? Kõigil on olnud. Kas te olete hakanud kahtlema selles, et miks ta on? Ta on kahtlaselt hea. No näiteks. Liiga hea, et olla tõsi. Kuidas te paneksite, mis nime te paneksite sellisele tulemusele, sest te hakkate nüüd ju mingit uut tulemust nagu tegelikult ju kujundama läbi kahtluste, eks ole? Kuidas te nimetaksite seda eesmärki, mida te tahate läbi selliste kahtluste saavutada? Kannatused. Panete tähele, kui oluline on sõnastus. Igal tegevusel on tagajärjed. Igal tegevusel. Iga tegevus on eesmärgistatud ja kannab tulemust. Probleem on ainult selles, et sagedasti me üldse ei teagi seda, millega me tegeleme. Mida me teeme. Ja siis tulemused on meile üllatavad. Kui tegevuse mõttes ei ole siin mitte midagi üllatavat. Kui sa teed midagi ja isegi teadmata, et sul on nüüd see eesmärk, kogemata sülle kukkunud, sa hakkad ajama ennast kraavi ajama näiteks. See pole üldse oluline, kas sa tead, et sa jõuad kraavi või ei tea, kas sa plaanisid seda või siis läheb juhuslikult, sa niikuinii jõuad kraavi. Nii et see ei ole üldse oluline, kas sa tead seda, mida sa kasutad või ei tea. Tulemused on alati olemas. Aga
selleks, et olla efektiivne elus ja vähendada igasuguseid probleeme ja ebaefektiivsust, tuleks sul sõnastada need asjad ehk teada, mida sa võtad kasutusele. See tehnoloogia on nagu ülilihtne, mida sa täna juba kasutasid. Ja see võib aidata sind väga paljus. Kui sul tulevad mingisugused muremõtted pähe, pane talle kohe silt uus projekt. No, uus eesmärk. Ja saaksid just uut eesmärki tegema, muretsema. Võta endale aasta alati neidiseks ja kujuta ette niimoodi puhtalt, ilma teiste tegevusteta, et aasta aega ma olen ajanud ainult seda projekti, ainult seda eesmärki. Ja siis sa näed oma vaimusimus, kuhu see välja jõuad. Ja selle järgi saad sa teada, kas see projekt on olnud kiiduväärt või mitte. On see võimalik? Võtta selline võimalus. See on selline lakmus. Ja. No, vaadake mõnda oma pooleli olevat eesmärki, mingit projekti, mis teil elus on ja kannatusi tekitab. Näiteks muret või mingit ebakindlust. Moodustage aastapikkune ainult sellel tegevusel põhinev visioon ja vaadake, millega see lõpeb. Kasutage piltnägemist, võimet nagu näha. Lõpus võite vaadata ennast peeglist. Kuidas tundub? Kuidas paistab? Te võite tulemus üles kirjutada.
nii et on olemas suured eesmärgid, need on need, mida te tahate nagu teadlikult lüüa või luua ja läbi lüüa nendega need teostada, aga igal hetkel kerkib teil kogu aeg erinevad ideid, mõtteid, meenutusi, ettekujutlusi, erinevaid emotsioone, mis kõik on tegelikult alged, tegevuslikud alged. Kõik ajendab sind tegutsema, mitte ainult väljaspoolt, vaid ka seestpoolt. Kui mingi asi ütleb, et ma ei taha seda taha, ma ei viitsi enam, ma olen surmväsinud, see on ju ka tegevus. Ma olen masendunud, midagi ei tule välja. See on ju ka teema, see on ju ka tegevus. Et igaüks tegutseb 24/7. Ja nende tegevused on nii-öelda peenemakoolisemad või jämedakoolisemad. Neid on võimalik nagu kohe avastada. Keegi pakub sulle näiteks viina, eks ole, kui sa oled autoga sõitma, sa teda see tegevus, sa tead küll, millega sa lõpeb, sa oled, ei, aitäh, ma ei taha, eks ole. Ma pean sõitma minema, sa loobud sellest tegevusest, vaid hoopis teise tegevuse. On ju nii? Aga samas, kui tuleb mingisugune vaikne mõte pähe, eks ole, mis näiteks räägib, ma ei tea, räägib sellest, kuidas ta sind vaatas, mida ta sinust mõtles. Siis selle teemaga võib päris kaugele minna. Või tuleb hakkab mingi mõte kerima, ma ei tea, ma ei ole nagu kindel selles asjas, mida ma teen, enam ei ole kindel. Kuhu see mõte võib sind viia? Või tuleb selline mõte, et ma ei jõua enam, ma olen lõputult väsinud. Kui sa hakkad seda teemat arendama, kuhu see sind võib viia? Millised tulemuse sa saavutad? Või ma olen täiesti ükskõikne kõige suhtes. Kuhu see viib sind? Kuhu sind viib see, et ma pean neid asju tegema, mis kedagi teist ei ole, kes teeb? Ma olen muutunud kõigile koormaks. Mida see teeb? Kuhu see viib? Keegi ei saa minust aru. Mu elu on täiesti läbi tuksis, valesti elatud. Kuhu see mõte viib? Kõik muudkui süüdistavad mind, keegi ei armasta mind. Kuhu see mõte viib? Mis eesmärgi sa saavutad? Tõesti mõttetu on elada mõttetus maailmas. Kuhu see viib? Mul on vaja homseks ära teha see. Kuhu see mõte viib? Ma soovin teil kasutada rohkem teadlikkust. Et nagu avastada kõiki neid algeid, mis sinu sisemaailmas eriti tiirlevad. Sest need alged võivad sind viia mingisuguse eesmärgini, mida sa mitte kunagi tegelikult ei taha saavutada. See peab olema nagu väga hea eristamise võimega, mis sul loomulikult on olemas, sest igaüks teist taipab, mida ta mõtleb, kuidas seda tahab teha. Ja siis vaata, võta see aastane periood, pista see oma alge sinna sellesse aastasse, lase tal areneda nii, nagu ta areneb ja vaata, kuhu sa aasta jooksul välja jõuad seda arendades. Siis sa saad aru, mis ta suga teeb, sinu eluga teeb.